6. käik. Tere kallid rallisõbrad! See keeruline koroona aasta 2020 on lõppenud ja Monza ralli on samuti lõppenud ja Sébastien Ogier on 7-kordne maailmameister. Sébastien Ogier on kõva, siin pole midagi öelda ja nii ongi vot. Nagu Lääne-Virumaal öeldakse, eks? Roland? Absoluutselt, tere minu poolt ka, jah. No, mis öelda oskan, et 7 tiitel ja 3 erineva tootjaga, et tegi ilmselt midagi, mida ma arvan, eelmine aasta juba ma tegelikult oleks tahtnud näha, et mitte nüüd, et ma tahaks kogu aeg Ogier'd seal esikohal näha, aga lahe asi, mis selle nagu ajalukku on kirjutatud, et 3 erineva tootjaga tiitel võetud. Nii on. No tänasest punktikatsest oleks võinud potentsiaalselt kujuneda palju põnevam etendus, kui ta lõpuks kujunes, sest teatavasti Elfyn Evans eilsel 11. katsel sõitis teelt välja ja pidi katkestama. Täna lootis siis Elfyn, et mis ta lootis, ta pidi lootma natukene Ogier ebaõnnele, et üldse mingit šanssi tekiks, aga ei tekkinud ja Ogier võttis üpris kindlalt täna selle Monza ralli võidu ära. Ott Tänak sai rallil teise koha, 13,9 sekundit jäi tema kaotussekundid ja Dani Sordo siis napilt 3., aga vast see polegi kõige tähtsam. Tähtis on Tänaku ja Sordo jaoks see, et teist aastat järjest Hyundai meeskondlik maailmameister. Mis sa kostad? Jaa, absoluutselt. Nende jaoks kindlasti oli see kõige olulisem, et olla tootjate arvestades meistriks, sest ma arvan, et kõik on lugenud erinevaid artikleid ja mingisuguseid arvamusi, et Hyundai hakkab lahkuma WRC-sarjast. Nii et selles mõttes kindlasti tiitel oli vajalik, et isegi kui seal mingisugused arutelud on, et saada nii-öelda kindlust, et nad teevad ikka õiget asja seal. Loen ette võib-olla Adamo mõned laused. Segased tunded. Esimene kord, kui ma ei saa 2 aasta jooksul teie küsimustele vastata, ütles siis Adamo põhimõtteliselt nuttes. On olnud keeruline ja samal ajal ka imeline aasta. Tean, kui suured pinged meil olid ning kui palju tööd pidin tegema ja kui palju vaeva nägema, et kõiki kaitsta. Olen sel aastal ka mina kaotanud. Mul on sõpru, kes ei ole enam meiega. Püüdsin juhtida, aga kõike ei saa isegi mina korraldada. No Adamo oli väga emotsionaalne selles lõpuintervjuus. Võib-olla kui hooaja keskel ei tunnuki, et kui tähtis see tiitel Hyundai'le on, siis sellest intervjuust saime lõpliku kinnituse. Jaa, kindlasti, et võib-olla veits üllatavalt, et kui emotsionaalne see värk seal oli, et kas seal on mingid huvitavaid asju veel tulemas või aga samas ei saa öelda midagi, et eks ta on ju kogu aeg hooaja läbi selline veidi erinev teistest, ma ütlen niimoodi. Veidi erinev tõepoolest. Sébastien Ogier auto katusele minu meelest ei hüpanud, oli nii? Ja ikka käis ära vist. Käis ikka ära? Ikka käis. Aga ta ei hüpanud seal üles alla, sest ütles, et sel keerulisel ajal ei oleks kohane. Ja ei selles mõttes viisakalt asi lõpetatud, ma arvan. Mis sa ütled Ott Tänaku teise koha kohta ja Ott Tänaku üldarvestuses sel keerulisel aastal 3. maailmameistri-tiitlit kaitsta ei õnnestunud, aga pronks on käes? Ma pean ausalt ütlema, et ma kuidagi selle nädalavahetuse jooksul Otti unustasin täiesti ära. Sest selles mõttes, et ma olin kindel, et ta niikuinii tuleb selle ralli lõpuni, et ta on nagu üks stabiilsemaid vendasid tegelikult nüüd seal sarjas. Ja teised tegid nii palju sellist korraldasid nii palju actionit, et ma kuidagi täiesti unustasin selle ära ja täna hommikul vaatasin, kus Ott omadega on, et mul oli isegi väike üllatus, et ma viimati vaatasin tulemusi, siis ta oli seal 5-6 äkki, et selles mõttes positiivne ja aga see näitabki seda, et täiesti nagu ilma mingi draamat ja ilma actionit rahulikult tuli ja võttis teise koha, kaotas ainult siis 7-kordsele maailmameistrile. Väga hästi. No kogu selle ralli jooksul ei näinud Otilt sellist ulmelist riski, võttis rahulikult, nagu sa ütlesid, ja tuli kõik katsed eeskujulikult lõpuni ära. Võib-olla seal
see 10. katse, mis meil eile ka jutuks oli, see kiirus seal alguses, võib-olla see on kerge küsimärk, aga kergeks küsimärgiks see jääbki ja võib-olla oli õnn, et see katse pärast Ole Kristjan Veibi õnnetust ära jäi. Peame ikkagi mütsi maha võtma Oti ees, et võttis sellest nädalavahetusest kõik, mis tema võimuses, ega siin võib-olla parema surumise korral midagi poleks muutunud. Ma arvan, et pigem rohkema surumise korral oleks see tulemus kehvem olnud täna, et seda, mis tegema pidi, et ega ta ju tea, et selles mõttes tiitli lootus tal ei ole, see on liiga matemaatiline ja et selleks, et nii-öelda kuidagi mingis olukorras see realiseeruks, siis ta peab lihtsalt sõitma lõpuni selle piisavalt okei tulemusega ja vaadata, mis sees toimub, et praegu küll ta ütles nagu ilmselgelt maksimum, mis võtta enda. Me peame rääkima ka Tanis Ordost, selle ralli 3. mees ja maailmameistrivõistluste 8. mees, tegi ta kaasa vaid 1, 2, 3 rallit ja oli ütleme nii, et 2 viimasel rallil üpris kiire, mitte üpris kiire, vaid võitis lausa Sardiinia ralli ja siin ei olnud tegelikult võit üldsegi kaugel. Tanis Ordo, vanameister, võib-olla ei tahagi täishooaega sõita, talle meeldib olla selline jokkeri rollis 3. piloot Hyundai's või tundub sulle, et ta ikkagi tahaks natuke rohkemat? Ei, ma arvan, et ta ei viitsi, et ta on nagu seda päris tükk aega teinud ja täishooajast huvitatud ei ole, aga hullult kõva vend. Minu meelest iga ralli, kuhu ta tuleb, siis on teada, et ta hakkab esikoha nimel sõitma. Et tegelikult seda pole minu meelest kunagi tema karjääri jooksul sellist asja olnud. Et enne rallit võiks arvestada, et ta läheb esikoha peale sõitma, aga ütleme nüüd need viimased paar hooaega, kus ta pole enam sõitnud täis kalendrit kaasa, et siis on nagu põhimõtteliselt enne igat rallit sa tead, et see vend läheb esikoha peale sõitma. No aga 37-aastane ja maailmameistritiitlit ei ole? Jaa, aga selles mõttes, et kõik ei saagi neid maailmameistritiitleid võtta. Iga aasta on ainult üks ja pole tema aastat olnud ja ega kõigil ei tulegi nüüd, nii et Sebastian Ogier on võtnud 7 tükki, nii et ega paljudele teistele seda ei jäägi. Elvin Evans sellel rallil esikümnesse ei mahtunud, punktikatselt võitis 3. koha Takamoto Katsuta ja Ott Tänaku järel. Ma kujutan ette, et sellel mehel oli päris raske öö, kuigi seda täna välja ei paistnud. Oma sõnavõttudes oli ta siiski püüdis jääda positiivseks ja ütles, et teen veel kõik, mis suudan, aga ilmselgelt ei ole kõik enam minu võimuses. Ja selles mõttes, et eks ikka pettumus on suur. Midagi peabki olema pettumus suur. Et tal oli kindlasti üks ülesanne, mida ta tegema pidi ja ta ei teinud seda, et seal ju kahtlust ei ole. Aga tal on selles mõttes, ma ütleks, et nagu Evans 2.0 hakkas see aasta, et hoopis teine sõit ja ta niikuinii paneb järgmine aasta edasi, et pole kahtlust. Tal on mingi uus hingamine reitud seal Toyotas ja ma arvan, et järgmine aasta me näeme midagi samasugust, et Evans sõidab tiitli peale. Evans sõidab tiitli peale järgmine aasta igal juhul. Kes kindlasti järgmisel aastal tiitli peale ei sõida, mis oli tegelikult mulle päris suur üllatus, ma ei jõudnud sellele mõeldagi, et Esa-Pekka Lappi teatas punktikatse finišis, et tema järgmisel aastal WRC sarjas ei sõida, teda me ei näe. Monza rallilt 4. koht, aastal 2020 üldarvestuses 6. Oli see sulle ka üllatus või mitte? Ega ausalt väga ei olnud, sest kui nüüd tegelikult ma arvan, et enne rallit juba korraks käis see mõte peast läbi, et ta on nagu kõige rohkem 2 jalaga maa peal vend üldse sarjas, selles mõttes, et ta ei hakka elu sees oma raha sinna alla panema. Ja ega see M-spordi tiim see aasta oli ka ainult tänu sellele, et Citroen maksis tegelikult asja kinni tal. Palgamaks oli tal Citroen ja järgmine aasta ma M-spordis ikka käib asi niipidi, et kes raha toob, see sõidab. Nii et kahtlane oleks, et M-sport seda järgmine aasta uuesti võtaks.
ja ega siin ei olegi rohkem midagi ja tal on perega kodus, et ta parema meelega siis on kodus ja oma rahade siin alla niikuinii panema, et seda on teada, et ja siin Instagramist oli näha suvel, et ta ehitas majasid Soomes, nii et äkki muudab ametit siis. Mida me M-spordi kohta üldse järgmisel aastal teame? Me teame, et see aasta teine pool pärast koroonat osutus meestele väga raskeks. Ega nad üldse pillekotti ei pane või ikkagi üritavad? Ei, seda ma ei usu. Ma arvan, et kõik teised meeskonnad panevad enne pillid kotti kui M-sport, et nad sõidavad niikuinii edasi. Aga kes seal sõita võiks, see on päris hea küsimus, sest tegelikult on ju mehi on kiireid vaba päris palju. Kas nüüd võtame Mikkelseni, kes viimased 3 rallit terve 5-ga sõitnud ja põhimõtteliselt kõik, mis ta sõidab, kõik võidab. Et ma arvan, et Mikkelsenile leitakse mingi koht kuskil, samamoodi Padon on kuidagi nagu Ripakil ja kõiki teisi veel. Aga M-sport pigem võtab neid noori sõiteid meeskondani, et mingi idee, mis peast läbi käis, on Adrien Formot, kes R5-ga on nüüd väga hästi sõitnud viimased rallid Euroopa sarjas ka. Nii et ja Sunninen võib-olla, ega ma ei usu, et Sunnineni üle parda visatakse. Sunninen mulle tundub ka, et on siht silme ees, et tema tahab veel kindlasti jätkata ja midagi saavutada. Absoluutselt ja praegu ei tundu, et kuskil muus tiimis kohta oleks talle, nii et teeks sellise pakkumise, et M-sport on Sunninen ja Adrien Formot järgmine aasta. Igatahes Esa-Pekka Lapile Monza rallilt 4. koht. 5. koht Kalle Rovanpera. Tema ralli vist minu meenutuste kohaselt jäi sinna eile kuskil mägedes. Kas ta tegi väikse riivaka selle mäe küljega ja sinna läks päris palju aega vist kaduma, eks? Oli küll jah, mingisugust actionit taga korraldas, et kuidagi ka veits varju jäi see nädalavahetus. Et ausalt jälle ei pannud väga nagu tähele teda kuskil. Et mõned katsejad väga head. Aga no, eks tal ka esimene hooaeg WRC autoga, selles mõttes ei peagi nagu tähtis oligi tal see lõpuni sõita. Ega midagi muud jällegi ei olnud, nii et oma ülesandega sai ta hästi hakkama, ma arvan. Ja ongi. No Kalle Rovanpera, nagu sa ütlesid, et õpipoisi aasta Toyota WRC rollis. Järgmisel aastal oodatakse temalt juba palju rohkem? No kindlasti. Tõenäoliselt tiitlit mitte. Ajalugu näitab, et tiitel tuleb kõigepealt niimoodi napilt ära kaadata ja siis järgmisel aastal alati võtta, nii et pigem ta võib sinna tiitlimängu sekkuda, aga kui on täishooaeg, täiskalender, siis neid rallis ikkagi, mida ta sõitnud ei ole, on päris palju. See aasta ta sai ju nüüd sõita palju 7 rallit. Et pooled rallid on mingid rallid, mida ta WRC autoga sõitnud ei ole ja ma ei usu, et ta järgmine aasta ütleme sinna päris tiitli nii-öelda tippmängu kaasa lööb. Jah, Kalle Rovanpera siis aasta lõpetas 5. kohal. Thierry Neuvillist me ei ole veel täna rääkinud, sest ei ole põhjust olnud, sest mees täna rajale ei tulnud. Temale hooaja kokkuvõttes Tänaku järel 4. koht. Et see ütlus, et on alati oma tiimikaaslased parem olnud, ei pidanud paika järjekordselt, aga see selleks. Said sa aru, miks Neuville täna ei tulnud rajale? Ausalt ei saanud, et see auto probleem ei olnud tehnika probleem, et ma arvan, et see lihtsalt, kuna ta ei oleks niikuinii toonud tootjapunkte lõpuks, ega põhimõtteliselt ta ei oleks mitte midagi sinna toonud, ta ei oleks tahtnud ka minna ilmselt Power Stage'il vajutama minna, sest et Ott ja mis iganes süsteemid oleks korraldatud, et kellel rohkem punkte on vaja, nii et ma arvan, et tal lihtsalt õhtul öeldi meeskonna poolt, et kuule, et äkki jätkab nüüd Montes, et ei ole rohkem pointi siin peale minna. Ma ei usu, et seda niisama läbisõitmiseks lihtsalt ilma mingi põhjuseta oleks olnud pointi teha, sest lõpuks on see, et iga jupp selle auto küljes maksab ka ja pole mõtet raha kulutada. Aga kes läks punktikatsel vajutama oli Takamoto Katsuta, kuigi võib-olla ei oleks pidanud isegi seal WRC All-Live'is natuke naerdi ka selle üle, et ilmselgelt ta ju vaheaegu ei tea ja et palju pingutada või tagasi hoida, aga tundub, et ei rikkunud seal tiimi suhtes midagi ära.
jah, selles mõttes küll, et tal läks vist kolm katsevõitu läks niimoodi napilt ära, et lõpuks sai kätte ja selles mõttes ma arvan, et ta üks selline üllataja see nädalavahetus oli. Küll tal nagu ralli lõpptulemus hea ei tulnud ja et esimesel katsel seal pidi katkestama. Aga ma arvan, et ta pigem oli positiivselt üllatas. Seega tal ka seal kilomeetreid liiga palju selle autoga ei ole ja ma ei tea, kiirus oli väga hea. Aga punktikatset oli päris lahe vaadata, sest alguses saime ju maailmameistrid kolmes alumises klassis, WRC2 maailmameistriks tuli Mats Ösberg, oli samuti väga õnnelik, emotsionaalne WRC3 klassis Andreas Mikkelsen, maailmameistriks tuli siiski Jari Huttunen, Mikkelsen võitis ralli. Huttunen lasi ka päris korraliku karjatuse valla, aga vast see karjatuse auhind läheb Tom Kristensonile, kes siis viimased aastad juunior WRC sarjas sõitis ja selle tiitliga ära võttis. Mis sa arvad, mis Kristensonist järgmine aasta saab, kuhu ta maandub, mis tiimis, mis klassis? No tal oligi ainuke võimalus see asi ära võita, sest vanust on nii palju, et järgmine aasta rohkem juunior WRC sõita poleks saanud. Kristensen siis, et no ajalugu näitab seda, et M-spordi tiimiga sõidab Ervis arvestuses ja ta vist ei ole sõitnud neliveolise autoga varem, ma arvan, nii et õppimist saab päris palju olema, ma arvan, tal keeruline aeg kindlasti, sest no omast kogemusest ma saan öelda, et kui nagu kilomeetrid väga sõita ei saa, siis saab suurt keeruline seal olema, et testid on nagu kindlasti väga vajalikud ja õnneks oma auto on olemas, et siis kõik võimalused on olemas teste teha. Aga igatahes Monza ralli lõpuks ikkagi püsti pandi, kuigi ega me eelmisel nädalal veel päris kindlad ei olnud, et seal üldse selle koroona tingimustes midagi pidada saab. Mis sa ütled ralli kokkuvõttes korralduslikult? Tegelikult oli päris äge. No muidugi oli, actionit sai rohkem, kui ma arvan kogu hooaja peale kokku on saanud, et kogu see süsteem pandi väga mõistlikult kokku, ma arvan, suhteliselt vähese ajaga ka ja keegi ilmselt väga ei tahtnud seda vastutust täna võtta ka, et oleks sellist rallit korraldada, nii et ainuõige lahendus oli korraldada selline ralli, et pool rallist oli kinnisel alal selles mõttes ja et natuke ka asi ralli moodi oleks, tuleb mõned katsed ka mägedes sõita. Sel tänases olukorras ma arvan, et nagu ideaalne lahendus ei saagi paremat olla. No, mul endal on selline tunne, et ühekordse rallina siia hooaja lõppu ta sobis väga hästi tegelikult, aga ei tahaks küll, et WRC ralli tulevik päris selline oleks, et me sõidamegi steriilsetes tingimustes niimoodi torbikute vahel, betoonblokkide küll, aga ja 2 päeva on sellist tiirutamist, mis oli küll tegelikult põnev, seal juhtus asju, seda katset oli äge vaadata, eriti nendest, mis alumistest kaameratest näitas, see oli niisugune peadpööritav ralli, aga ainult ühe korra. Ma ütleks, et võiks rohkem olla selles mõttes, et isegi kui meil on täishooaeg järgmine aasta või ütleme ideaalselt tingimustes tõenäoliselt ei ole, aga ütleme, kui meil on selline 13 etappi, siis miks mitte hooaja peale 1-2 sellist rallit olla, sest selliseid uusi rallifänne me ei saa niikuinii mitte kuidagi sinna metsa vahele tolmu sisse, et kuskilt peab hakkama ja nende ralli tutvustamiseks kas või üks ralli hooajas, kus suur osa rallit toimub ikkagi inimeste nina all, et ma arvan, et sellisel kontseptsioonil võiks olla oma koht tegelikult kalendris olemas. Eks näis, mis tulevik toob. Vaatame ette järgmisel aastal ka kiirelt. Ega pikka pausi pole, siin tuleb juba varsti Montex hakata testima, võib-olla isegi jõulude ajal juba hakkavad testid pihta, sest 21–24 jaanuar on Monte Carlo ralli, see on 6 nädala pärast. Mida sealt oodata, ega umbes samasugust rallit, nagu me eile nägime? Ja no loodame kõigepealt, et see toimub. Rootsi kohta on küll mingid kahtlased jutud siin, et loodame, et Monte toimub. Teine asi on see, et ma ei tea, kas
kuidas nüüd sõitjate lepingutega on ja kes kus jätkab, et kui keegi hakkab oma meeskonda muutma, siis läheb ikka ulmekiireks. Nii et pigem see hooaeg, mis tuleb, siis sõitja koht, ma ei tea, ma pigem arvan, et nagu väga mingit muutusi ei toimu, sest see läheks nii kiireks ja lihtsalt polegi nagu füüsiliselt aega autoga tutvuda. 6 nädala pärast hakkab uus hooaeg pihta, nii et kui kõik see paberimajandus saadaks korda, ütleme jõuludeks, mis on juba 3 nädala pärast umbes. Et lihtsalt füüsiliselt pole aega. Nii et ma arvan, et mingit suuri muudatusi ei toimu ja jõulude ajal hakkab juba uueks hooajaks testimine kindlasti pihta või mitte varem. Jah, ja Rootsi ralli, nagu sa ütlesid, on kahtluse all. No, kalendris on ta sees 11-14 veebruar, millele järgneb siis Tärniga võistlus Horvaatia. Tärniga ilmselt sellepärast, et kui ees peaks keegi ära kukkuma, siis Horvaatia saab võimaluse. Saad sa sellest samamoodi aru? Jaa, just, et tõenäoliselt niimoodi on. Ja praegu pigem selle ees väiksed kahtlused on, et kas mingid 2 mõlemad toimuvad või toimub üks või toimub mõlemad, et ega me täna ei tea ennem ja ma arvan, et see saab olema selline võib-olla detsembri lõpus on meil pilt ees, et kus toimub. Ja eks nii on. Eks ma arvan, et järgmine aasta saab ka olema seal selline oletamine, et kus mida toimub. Väike kõll tuli meil siia ka vahele, ärme sellest vast välja tee. No, mis on võib-olla positiivne, et tegelikult meenutame, kuidas see koroonapaus üldsegi lõppes, et me peame sellest ka rääkima, et Rally Estonia oli see, kes tegelikult teed rajas üldse nendele viimastele rallidele ja näitas, kuidas mullis tuleb rallid korraldada ja auhinnaks selle eest oleme ka meie järgmisel aastal. Ma olen aru saanud, et üpris kindlalt kalendris, aga siin, mida ma vaatan, on ikka veel Tärniga. Aga pigem olen saanud ikkagi aru, et see on kindel kalendri koht ja ma ei tea, miks ta seal Tärniga veel on. Selles mõttes, et vast ikka on kindel koht olemus. No, ülilahe. Ega täis pikka rallit Lõuna-Eestis oleks äge näha, et saaks sinna Haanja poole ka äkki minna ja kuhugi veel. Läheks asi seal ägedamaks kõvasti, kui saab veel erinevaid teid sõita. Aga meil on üks kuulaja küsimus ka. Selleks ma pean sulle, Roland, peame kiirelt tegema siin pausi, saatma sulle ühe pildi ja siis vastame sellele pildi küsimusele ka ära. Nii, pildi küsimus on siis selline, et kuulajatele me kahjuks pilti ei saa näidata. Pilt on Tanis Ordo auto amortidest, millel siis on selline pluss ja miinusmärk ja keskel teibiga midagi kinni tõmmatud. Roland, oskad sa vastata Indreku küsimusele? Mis see on? Ma päris ausalt on esimest korda üldse midagi sellist. No ma ei tea, mis me oletame, et seal juuda midagi amordiga seoses on, et kas seal on amordi kuidagi, ütleme, ma saan aru, et see on amordi kaitse seal peal ja et amordi klikkidele lähedale kuskilt pääseks, et saaks amordi seadet muuta, peab olema kuskilt mingi ava väljas, nii-öelda klikkide ava väljas, äkki siis on lihtsalt pluss-miinus siis näitavad suunda, kuhu poole mingit klikke võimalik keerata või no ma ei tea, ainuke oletatav asi, et ilmselgelt on see amordi kaitse seal peal ja pluss-miinus peavad siis mingit suunda näitama mingile asjale ja see tundub ainuke loogiline lahendus, et seal siis on klikkide keeramiseks mingi juhend nii-öelda. Aga selge, väga põnev. Tegelikult All Live'is ja üldse võiksid tiimid ka rohkem oma autosid avalikkusele tutvustada, et mis asi, mida teeb, samuti need nupud ja asjad. Väga lahe oli näha. No ma olin seda videot juba varem ka näinud, aga näitas All Live'is ka, kuidas üks reporteritest siis Oti kõrval käis sõitmas Novilli autoga. Ott selgitas talle lahti, mida ta enne rallit jälgib enne starti, mida ta ralli ajal teeb, mis nupp, mis teeb, et see oli päris lahe video. Ma ei tea, kas sa nägid seda? Jaa, nägin küll. Tegelikult väga lahe, et saab üldse aru, et kuidas selle nii-öelda WRC autoga, ma ei tea, kas siis stardiprotseduurid kõik on, mis nuppe vajutada, mis tegema peab. Ei, ma arvan küll, et võiks selliseid asju rohkem olla fännidele kindlasti meeldib. Aga sina ise mitmel MM-rallil me ideaalis sind näeme? No
nagu ma tegelikult reedel ka just rääkisin, et suht keeruline nagu oletada kuskilt alustada. Ideaalis eks me mingi 4-5 tükki sõidaks. Aga jälle hakkab küsimus selles, et kui me Rootsist alustada näiteks ei saa, et siis me alustame hoopis oma aega tõenäoliselt Portugali ja Euroopakate etapil. Ja siis me hakkamegi juba jooksvalt vaatama, et kus mida mõistlikum teha, aga kindlasti ma sõidan kaasa Eesti ja Soome. Ja kui hooaja lõpus toimub, ma ei tea praegu Inglismaa ralliga, Walesiga, et kas see toimub või kuhu see liigutatakse see ralli, seda ma kindlasti tahaks sõita. Nüüd eks me jooksvalt hakkame vaatama, kuhu me lähme, et hooaega hakkame pihta igal juhul hiljemalt märtsis, kui mitte veebruaris. Sihid see kokkuvõttes mingid tiitlid ka? See aasta, ma arvan, tuleval aastal selles mõttes mitte, et ma arvan, et ma ei suuda nagu ma ütlesin, et ma ei suuda panna sellist hooaega kokku, et ühte sarja sõita. MM-rallidega, kui ma hakkan kalendriga kuskil sellisest rallist pihta, kus ma ei ole käinud ja keerulised olnud ka, et ma pigem tahaks selle autoga nagu harjuda ja sõita mingites vähegi tuttavates või meeldivates tingimustes. Kas sa tead ka, mis autoga sa juba sõidad? Täna ei tea kindlalt, aga kindlasti R5 autos on. Kas on Škoda või Hyundai, vaatame jooksvalt, kuidas mingid kokkulepped saame. Aga igatahes tõmbame täna üldse sellele hooajale joone alla. Väga vinge oli, et Roland said sel hooajal meiega nii palju olla. Eks järgmine hooaeg vaatame, kuidas sul minema hakkab ja kus sa üldse sõidad ja kuidas sul endal see kalendriplaan olema saab. Ma ise lõpetuseks ütlen, et ma järgmisest aastast väga loodan, et Horvaatia, Keenia ja Jaapani rallid toimuvad, sest rallisid uues kohas on alati vinge näha, nagu me Monza puhul nägime. Jaa, kindlasti. Ja ma arvan, et Keenia saab veel nagu olema täiesti mingisugune ulmeline ralli, mida me pole varem näinud. Et kõik uued rallid on väga teretulnud muidugi. Absoluutselt. Aitäh sulle, Roland, aitäh inimestele kuulamast, lugemast, vaatamast Delfi ralliblogi. Enam ei pea kaua kannatama 6 nädala pärast Monte Carlo ralli ja loomulikult 6. käigu podcastiga ja kõik need teised vidinad ja blogid sinna juurde. Aitäh, Roland! Aitäh sulle ka! Aitäh kuulajatele! 6. käik.